Sa võiksid arvata, et Mabel Tanaka oli Hoppersi filmi kangelanna, eks? Tegelikult on see tüdruk aga tõeline kurjategija. Tema on tegelane, kes pani selles filmis toime kõige rohkem kuritegusid. Ja kui sa mind ei usu, siis ole valmis nägema kõiki kuritegusid, mida Mabel Hoppersis tegi. Filmis tutvustati teda meile umbes 6 või 7 aastasena ja juba sealt nägime, kuidas ta peitis end oma klassiruumi, et hiljem varastada koolis olnud lemmikloomad. Ja neid ei olnud ainult 2 või 3. Ta täitis kogu oma seljakoti loomadega, sest arvas, et päästab neid. Probleem oli selles, et kui ta juba koolist lahkuma hakkas, püüdsid mitmed õpetajad teda peatada ja põgeneda üritades hammustas ta isegi üht neist. Asja teeb hullemaks see, et meile antakse mõista, et see ei olnud esimene kord, kui ta üritas loomi varastada. Nii et võib öelda, et tal oli juba veidi kogemust. Nii et juba 7-aastaselt oli Mabel toime pannud loomavargusi, võimu esindajale vastuhakk ja kallaletung. See tähendaks talle veel 4 aastat vangistust ja $7000 trahvi. Aga Mabeli õnneks oli ta vaid alaealine, nii et ainus, mis juhtus, oli see, et tema vanemad kutsuti kohale ja talle anti korralik keretäis. Pärast kogu seda segadust otsustab ta jääda elama oma vanaema juurde. Nii saab ta elada ja nautida loomulikumat elu. Vahetevahel käis ta linna peale protestimas. Aga õnneks loetakse seda sõnavabaduseks. Probleem tekkis siis, kui tema vanaema suri. Linnapea tahtis sinna ehitada maantee loodusliku ala peale. Aga enne tuleb midagi selgitada. See looduskaitseala ei kuulunud ei tema vanaemale ega talle. Tuletame meelde, et tema vanaema leidis sellepärast pikka jalutuskäiku metsas. See tähendab, et Mabeli maja on korras. Probleem seisneb selles, et kui nad on juba järve hävitamise äärel, et alustada ehitust, hüppab Mabel üle aia, et töötajaid segada. Ja pärast seda seisab ta täpselt seal, kuhu nad olid dünamiidi pannud, et neid peatada. Sõber, seda võib juba kuriteoks pidada, sest siin oli Mabel juba 19-aastane. Siin pani ta toime sissetungi, kui ta üle aia hüppas. See annaks talle 6 kuud vangistust ja $1000 suuruse trahvi. Ta segas ehitustöid. See annaks talle veel 6 kuud vangistust ja $500 trahvi. Seejärel käitus ta hooletult, seistes dünamiidi lähedal. See annaks talle aasta vangistust ja $2000 suuruse trahvi. Õnneks kutsutakse lihtsalt politsei, kes ta ära viib ja asi ants. Oma õpetaja abiga teab ta nüüd, et vajab kobrast, et tuua sinna kohta rohkem loomi. Nii ei saa seda kohta ehituseks hävitada. Aga pärast mõningast ootamist näed ta lõpuks, et möödub kobras. Nii hakkab ta teda jälitama. Just siin jõuabki ta Beavertoni ülikooli. See on sama ülikool, kus tema õpib. Probleem on selles, et kuna see toimub väljaspool kooliaega, peetakse seda sissetungiks. Seejärel jätkab ta kopra jälitamist, et siseneda kohta, mis näib olevat ladu. Seal on isegi lisaturvalisusega uksed, et keegi sisse ei pääseks, aga ikkagi murrab ta sisse. Ja ongi kõik. Nad jõuavad salajastesse laboritesse. Mabelil on õnne, sest see kool on sama, kus ta õpib, nii et tõenäoliselt ei esita keegi talle süüdistusi. Pigem saab ta ülikoolilt lihtsalt hoiatuse. 30 tundi ühiskondlikku tööd ja võimalik hoiatus, et kui ta järgmise semestri jooksul midagi sarnast kordab, siis ta kõrvaldatakse õppetööst. Pärast seda, kui ta sai teada õpetaja peidetud Hopperite plaanist, otsustab ta seda tehnoloogiat kasutada, et viia kobras sinna piirkonda, mida ta soovib päästa. Ja nii ta varastabki selle robotkobras. Aga loomulikult pidi ta enne seda oma laboris täieliku kaose tekitama. Ja see märgitakse kui ülikooli varavargus, uurimisseadmete loata kasutamine, sekkumine teadusuuringutesse ja laboripersonali eest kõrvale hoidmine. Kui see oleks olnud eraettevõte, oleks Mabel tõenäoliselt pidanud veetma 6 aastat vanglas ja maksma $15,000 suuruse trahvi. Aga kuna tegemist on ülikooliga, siis tõenäoliselt visatakse ta lihtsalt välja ja ta ei saa enam kunagi uuesti sisse astuda. Seejärel läheb ta metsa, et leida kobras, kes aitaks tal taas loomi oma kaitsealale tuua. Ja ta saab aru, et seal olid seadmed, mida ainult loomad kuulsid.
ja just sellepärast polnudki loomad enam sellest looduskaitsealal. Nii et Mabel otsustab selle seadme hävitada, et loomad saaksid tagasi tulla. Seda võiks liigitada varakahjuks või vandalismiks. Aga kuna see seade oli ebaseaduslik, tõenäoliselt pääseb Mabel selle eest trahvist, kuid sellest, mis järgneb, ta ei pääse. Linnapea paigaldab uuesti rohkem seadmeid, et loomad ei tuleks tagasi. Ja nii kutsub Mabel kokku loomade nõukogu koosoleku, et paluda nende abi. Ainult, et siin lähevad asjad käest ära. Mabeli peetud kõne paneb loomade nõukogu koos temaga vandenõud punuma, et tappa linnapea. Jah, nüüd räägime juba millestki väga tõsisest. Oluline on siin see, et ta üritas nõukogu peatada, et nad teda ei tapaks ja ainult hirmutaksid teda, nii et siin vähendati tema trahvi märkimisväärselt. Nii et tema kuriteoks jäi ainult vandenõu ametniku hirmutamiseks. Selle eest saab ta aasta vangistust ja $1000 suuruse trahvi. Ja samal ajal loomade nõukogu hirmutas teda, et ta oleks samuti nõus linnapea tapmisega. Mabel purustab putukate kuninganna Liblika ja lõpuks tapab ta selle. Seda võiks liigitada tapmiseks ja talle määrataks 5 aastat vangistust ja $10,000 trahvi. Ta üritab päästa linnapead kõigi loomade eest, kes tahavad temast lahti saada. Nii et tema suur plaan on minna tema autosse, seejärel teda hirmutada ja võtta talt vabadus, sundides teda oma esitusele minema ja ehituse tühistama. Siin tehti sõidukisse loata sisenemine, inimrööv, vabaduse võtmine ja sundimine. Kõik see, sõbrad. Tal on kokku 28 aastat vangistust ja $40,000 trahvi, kuna me räägime avalikust teenistujast, mitte suvalisest inimesest. Ja asi läheb hullemaks. Kui loomad hakkasid linnapea autot jälitama, hakkas Mabel ärevaks muutuma. Ja seetõttu häiris ta linnapead sõidu ajal, et ta sõidaks palju kiiremini ja selle tõttu juhtis ta autot ohtlikult. Ütleme nii, et ta oli lihtsalt kaasosaline selles ohtlikus sõidus. Selle eest antaks talle ainult 6 kuud vangistust ja $500 trahvi. Kui doktor saabub, et püüda Mabelit kinni, varastab Mabel temalt seadme. Selleks, et ta saaks loomade ja inimestega suhelda ja just selle varguse eest. Me määraks talle $1000 suuruse trahvi ja 6 kuud vangistust. Pärast suurt jälitust lõpeb kõik suure kokkupõrkega. Seega võib öelda, et ta seadis mitme inimese elu ohtu. See annaks talle aasta pikkuse vanglakaristuse ja $3000 suuruse trahvi. Selles sisaldub ka tekitatud kahju hüvitamine. Lõpuks, kuna linnapea ei taha koostööd teha, ähvardab ja hirmutab Mabel teda. Ta karjub lindudele, et nad leiaksid ta üles ja tapaksid ta. See läheks arvesse kui vägivalla õhutamine ja hirmutamine, mis lisaks talle 6 aastat vangistust ja $15,000 trahvi. Tema õnnetuseks. Nad jäävad loomade poolt kinni ja lõpuks teevad nad koostööd, et välja pääseda ja korraldada üritus, mis oleks võinud lõppeda tragöödiaga. Kuid petturit peatada püüdes põhjustab ta väga tõsise metsatulekahju. See seab ohtu loomade ja isegi inimeste elu. Seega hooletu süütamine, oht elanikkonnale ja keskkonnakahju. Mabel saaks 12 aastat vangistust ja $40,000 trahvi. Näete, ma ütlesin teile, Mabel pani toime kuritegusid, nagu oleks ta selle filmi kurikael. Kokku hõlmavad Mabeli kuriteod: loomade vargus, 2 eravalduses vargust, vastuhakk võimudele, rünnak õpetaja vastu, 2 loata sissetungi, sekkumine ehitustöödesse, hooletu käitumine lõhkeainete läheduses, hoonesse sissetungimine, ligipääsu omavoliline muutmine, loata eksperimentaalse tehnoloogia kasutamine, sekkumine teadusuuringutesse, laboritöötajate eest kõrvalehoidmine, vandenõu avaliku teenistuja hirmutamiseks, tapmine, sõiduki ebaseaduslik sisenemine, inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine, ametniku sundimine, kaasosalus hooletus sõiduki juhtimises, teiste inimeste elu ohtu seadmine, vägivallale õhutamine, kriminaalsed ähvardused,
hooletu süütamine, rahvastiku ohtu seadmine, keskkonnakahju, mis annaks kokku 70–74 aastat vangistust, 130–134 500 dollarit trahvi, 1 vanemate noomitus. Legendaarne Pepu Laks, kui ta oli 7-aastane ja halvasti käitus. 30 tundi ülikooli kogukonnateenistust. Püsib väljaviskamine Beavertoni ülikoolist. Keeld teaduslaboritele läheneda ja väga tõenäoline lähenemiskeeld linnapea suhtes. Nii et jah, järgmine kord, kui keegi ütleb, et Mabel on Hoppersi kangelane, siis pidage meeles, et tegelikult peaks see tüdruk olema hoopis range režiimiga vanglas. Ja kõige hullumeelsem on see, et veel pole isegi jõutud kurikaelte nagu linnapea, Titus ja loomade nõukogu kuritegudeni. Nii et kui sa pole seda videot veel näinud, siis hoia silm peal, kui see valmis saab.